See suvi tõotab tulla kultuuriürituste ja avalike ürituste poolt äärmiselt mahukas. Ainuüksi lauluväljakul on oodatud vaatajaid suur osa maailma tippudest. Pole ühtegi nädalavahetust, kus midagi suurt ei toimuks. Kui turvaliselt me need üritused saame ikkagi läbi viia? Me ei räägi ainult nendest suurtest üritustest, aga me räägime kõigist üritustest, mis Eestimaa erinevates paigus sellel suvel aset leiavad, väiksemad ja suured. Kui turvatud nad on, kas need on turvalised, kas turvateenust pakkuvad ettevõtted suudavad meie turvalisuse tagada? Sellelt videolt vaatab vastu Raju Madin turvameeste ja kontserti külastajate vahel. Toimumiskoht oli Tallinna lauluväljak. Erinevate avalike ürituste arv, eriti suurte ja mastaapset oma teeb sellel suvel ilmselge rekordi. Lisaks loomulikult väiksemad peod üle Eesti. Me tahame, et meil endil, meie lähedastel oleks seal turvaline. Kui valmis me selleks oleme? Eestis on natukene kehvasti selle looga, et kui me räägime nüüd avalike ürituste poole pealt, siis Eestis on avalike ürituste lubade taotlemine ja selle lubade taotlemise kord äärmiselt ebaühtlane kohalike omavalitsuste lõikes. Tallinnas on selle korraga üldjoontes kõik hästi, Tallinnas on ka eeskujulik arvutiprogramm, AKIS on selle programmi nimi, logite ennast sinna korraldana AKISesse sisse ja kui sa kogu selle info sinna AKISesse sisse toksid ja sisse lööd ja sisestad, siis see on päris täiuslik, see on täiuslikkusele, ma julgen öelda, lähedal olev süsteem on Tallinna linnas ja see kuulub Tallinna linnale, see AKISe programm. Kahjuks ma võiksin öelda, muidu oleks seda programmi suurepärane kloonida kõikidesse Eesti omavalitsustesse ja me võiksime öelda, et üle riigi avalike ürituste lubade väljastamise kord olekski ühtlustatud. Kahjuks see nii ei ole. Teemaga selgeks. Juba eelmise aasta 1. juulist jõustus uus turvategevuse seadus. See paneb aga suuremad kohustused turvaettevõtetele ja seal kasutatavale tööjõule. Üks asi, mida uus turvategevuse seadus väga hästi on teinud, et ta on loonud korra mõistete kasutamises. Et meil valvurit, kui sellist tegelikult turvategevuse seaduse kontekstis ei ole, me räägime siis turvateenistujatest, kellel on õigus kas läbi viia turvamist või osaleda turvamisel ja turvateenistuja jaguneb 3 kategooriasse. Valvetöötaja, turvatöötaja, turvajuht. Rõhutan, turvamist teostada võivad tegelikult ainult turvatöötaja ja turvajuht. Valvetöötaja võib olla kaasatud turvamise teostamisse oma ülesannete piirides. Mis vahet on valvetöötajal ja turvatöötajal? Valvetöötaja, nagu ta nimigi ütleb, valvab. Ta võib rakendada turvategevuse seaduse alusel neid meetmeid, mis on mõeldud objekti jälgimiseks, ohu väljaselgitamiseks ja ka objektil kehtestatud korra ja nõuete jälgimiseks. Seega, töötajad on nüüd rangelt atesteeritud. On suur vahe, millega keegi tegeleb. Kui meil on läbipääsurežiim, siis piletit saab kontrollida valvetöötaja. Isik sissepääsemiseks peab näitama piletit. Kui pilet on olemas, siis esimesest liinist oleme läbi. Kui pileti peal on kirjas, et sellel objektil ei ole lubatud näiteks siseneda oma isikliku alkoholiga või ka üldse söögi või joogiga, siis tuleb ju teostada vallasasja kontrolli. Tuleb kontrollida, ega isikul ei ole juhuslikult neid asju kaasas. Seda valvetöötaja enam teha ei saa. Vallasasja kontrolli, sellist meedet saab rakendada turvatöötaja. Nii et hästi lihtsalt öeldes, üks valvetöötaja kontrollib piletit, teine tema kõrval on turvatöötaja rakendab meedet, mis on vallasasja kontroll, võib-olla ka isiku kontroll ja see on juba kaitsemeede. Kõige aluseks on turvaplaan, mille siis peaks kinnitama korraldaja, omavalitsus, kus üritus toimub ja lõpuks politsei ja pääste. Vastav ettevõtte registris on figureerimas umbes 70 ettevõtted, kes seda teenust pakuvad. Neid turvapartnereid on ju Eestis igasuguseid kirjud koeri. Küll need on selliseid suuri ja tuntud ja uhkeid ettevõtteid, aga on igasuguseid, nagu me ütleme, mees ja koer tüüpi mobiiltelefoniga ettevõtteid, pisikesi ettevõtjad, milles ei ole midagi halba iseenesest. Aga me ei saa olla korraldajatena kunagi kindlad, et keda võetakse üritusele tööle sinna nii nimetatud siis sinna turvaettevõttesse. Me ju ei tea, mis on nende inimeste taust, kes seal töötavad. Ei ole ju harvad juhused, kui ka ööklubide uste pealt on tabatud ka kriminaalkorras karistatud nii-öelda turvamehi, eks ole, nii-öelda turvamehi. Nii et mis tase, mis juriidiline tase ja mis nii-öelda väljaõppe tase nendel inimestel on. Meil korraldajatel, kui me teeme turvaettevõttega lepingu, siis meie tegelikult usaldame seda turvaettevõttet.
Nüüd ongi olukord selline, et me ei saa kindlad olla, keda kasutatakse. Näiteks juba ühe turvatöötaja vastavalt seadusele koolitamine on suhteliselt kulukas ettevõtmine. Ühe inimese koolitus on suurusjärgus 700 €. Turvaettevõtte meeskond Security on tegutsenud suurte üritustega juba ligi 30 aastat ja tunda on, et peale pressivatel ettevõtetel pole alati sugugi kõik korras. Eks see teeb meile mõruks muidugi, kui turul askeldavad ka sellised ettevõtted, kes neid nõudeid ei täida. Sest see kõik on ju ikkagi õilis ja kliendi huvides ja kaitseks on need nõuded siis kehtestatud. Toon kas või näite, et kurb on see, kui Facebooki portaalis haltuurat turvameestele otsitakse päev enne mingi ürituse algust veel töötajaid. Ilmselgelt ei ole nendega ju kokkuleppeid, pole treenitud kokkumängu. Et see nagu ongi selline kurb pool. Me täpselt ju ei tea, kes seal siis reageerivad nendele pakkumistele, aga seal on kohe selgelt öeldud, et mul on vaja inimesi ja tulge palun kohale, tööaeg on selline ja summad on sellised ja palun. Aga keegi ei saa ju kindlustada, et need inimesed on pädevused. Loomulikult. Ja kui turvaseadus seabki nõuded, et töötaja või turvatöötaja ei tohi olla kriminaalkorras karistatud, siis me ei või iial teada, kas seal on mingid pervod, kurjategijad, peksjad, vägivallatsejad, vargad. Et see kõik on väga oluline lõpptarbija jaoks. Turvaplaan ehk paber kannatab kõike. Sama lihtsalt saab sinna sisse viia erinevaid viimase hetke muudatusi. Kõige selle kontroll asub politseil. Nende sideveendumus on, et kõik on korras ja tegutsetakse korralikult. Kõik need, kes turvategevuse seaduse alusel kuskil mingisugusel avalikul üritusel teenust osutavad, olgu ta siis valvetöötaja või turvatöötaja, tal peab olema igal juhul kutsetunnistus. Kutsetunnistused on kõik avalikult nähtavad. Täpselt samamoodi peavad nad olema mingisuguses töölepingulises suhtes siis selle konkreetse turvaettevõtjaga. Need on kõik nähtavad järelevalvet tegijatele asutustele, sealhulgas ka Politsei- ja Piirivalveametil. Ehk siis need seosed selle ettevõtjaga on igal juhul nähtavad. Lõpuks aga annab viimase jah-sõna ikkagi kohalik omavalitsus. Paraku on see üle Eesti väga ebaühtlane. Siin tulebki nüüd kohaliku omavalitsuse ja politsei ekspert roll mängu. Et kohaliku omavalitsuse ja politsei ülesanne ongi vaadata ja hinnata neid üritusega kaasnevaid riske. Ja kui neid ei ole piisaval määral täidetud, siis tuleb ürituse korraldajad seda nõuda. Kas te olete saatnud tagasi lähiaegadel turvaplaane, mis ei ole lihtsalt vastanud? Jaa, absoluutselt. Veel kord pean rõhutama, et Tallinnas, Harjumaal on väga hästi, sest siin on suhteliselt spetsiifiliseks aetud kooskõlastuskord. Samuti tuleb esitada töötajate nimed enne ürituse toimumist. Jälg jääb maha, kes mida tegi ja seda on ka lihtsam kontrollida. Samuti Maksuameti. Aga just nagu mida lõuna poole liikuda, seda liberaalsem ja vähem nõudeid on seal saab teha väga loominguliselt jutumärkides. Kõige lihtsam, labasem petuskeem, et ma esitan ühed nimekirjad, aga tööd tulen tegema teiste nimekirjadega, siis seda peaks ju nägema see valdaja, kelle jaoks teenust osutab. Kas nad viitsivad kontrollida seda? Kui valdajat reaalselt huvitab, mis tema objekti peal toimub, siis ta loomulikult peab kontrollima. Võtame teise tasandi. Teine tasand on see, et kui see üritus toimub kusagil kohaliku omavalitsuse vastutusalas, siis kohalik omavalitsus on kindlasti kehtestanud mingisugused täiendavad reeglid. Kohalik omavalitsus lõpuks vastutab ju avaliku korra nõuete täitmise eest. Ja kui on suur üritus, mis toob näiteks mingisugusesse väikesesse asulasse kokku sama palju inimesi, kui selles asulas elab või veel rohkem, siis kohalik omavalitsus peab arvestama, kas selle asula infrastruktuur, kas selle piirkonna siis see võimekus, mis on sellel kohal üritust vastu võtta, ka turvalisust tagada, kas see on korrektselt ellu viidud. Lisaks on veel nii, et näiteks suured siseüritused jäävad üldse turvaplaani kohustuse alt välja, olgu see näiteks Tallinnas Kultuurikatel või Unibet Arena. Näiteks siseruumides toimuvad avalikud üritused. Siseruumides, nagu me ka täna siin T1 majas oleme, T1 venue, üks riigi suuremaid siseruume üldse, kus saab korraldada avalikke üritusi, siis nendes siseruumides ei ole üldse tarvis taotleda avaliku ürituse korraldamise luba. Mis on vale ilmselt? No ütleme niimoodi, et ma täna ei läheks seda teed, et hakkaks survestama siseruumides toimuvaid üritusi luba taotlema, aga nii nagu Soomes on, siis võiks olla vähemasti teavitamiskohustus
teavitamiskohustus. Ja mis selle teavitamiskohustuse mõte oleks suurtemate ja väiksemate siseruumide puhul on see, et juhul, kui on vaja näiteks meditsiini- ja päästeüksuste reageerida siia samasse suurde siseruumi, siis nad peavad vähemasti teadma, et sellisel päeval, sellisel ajal, sellisel kohal toimub siseruumis selline suur, nagu Tallinnas on näiteks Unibet Arena, eks ole, toimub selline suur ja võimas siseruumi üritus. Ürituse külastajal on kohe kindlasti õigus teada, kes üritust turvab ja kõik sellega tegelevad töötajad peavad objektil kandma vastavat rinnasilti ja tõendit.